kuulate Türi valla taskuhäälingut. Tere tulemast jällegi vaatama Türi valla taskuhäälingut ja mul on väga hea meel, et täna on saanud kaamera ette tulla tuntud türilane Jaan Vehk. Tervist! Tervist! Et sinuga ma arvan, et võime koos lausa soovida Türi linnale palju õnne. Ja, 1, 2, 3. Palju õnne, Türi linn. Vot, et tuleb pikem laul äkki Jaanilt, aga tegelikult on põhjus, et on nagu linna sünnipäev ja tegelikult on teine natukene sünnipäevaline teema see, et Jaanil on trükist ilmunud üks raamat, millest me tahamegi nagu täna rääkida ja mis on siis sarjast minu need raamatud, mida siis annab välja Petrone kirjastus. Petrone kirjastus, just. Ja minu Türi ja sellel on ka väike alapealkiri. Ja, laiali on kõik taevas ja maa. Jah, seda laiali on kõik taevas ja maa. Ma hommikul tõusin üles, hakkasin mul kohvi tegema ja mõtlesin, mingi ümin on peas. Ja see on see Jaani ümin, et laiali on kõik taevas ja maa. Ja ma olen seda raamatut kätt südamele pannes päris lõpuni ei ole jõudnud, aga enamus raamatust olen ma läbi lugenud. Et selles suhtes on nagu raamatu formaat, ma ütlen Jaan hea, et sa võid mingil hetkel pooleli jätta ja loed kas järgmisele või ülejärgmisel õhtul, kui on selline paras mõnus hetk jälle seda edasi. Aga räägi natukene raamatu sünnist. Ma kuskilt nagu lugesin välja, et see raamatu kirjutamise idee, mõte või tuli nagu kingitus on tegelikult jupp aega tagasi, mingi 10 aastat tagasi ja raamatuks sai ta alles tegelikult nüüd. Jaa, täpselt nii see oligi, et ma täpselt isegi ei mäleta, millal see võis olla, millal Petrone esimest korda mulle sel teemal kirjutas. Alguses oli siis kõne all vist pigem minu Järvamaa teema või siis oli ikkagi minu Türi ja ma ise mõtlesin, et võiks teha minu Järvamaa või kuidagi niimoodi, sest mulle tundus, et see ainult Türiga võib-olla ei saa hakkama, aga kui pikku on aega palju, siis lõpuks saab hakkama ka ja kui teed asja üsna sellise assortii või ühepäeva toidu vormis, nagu see raamat on, kus on nii luulet, mälestusi, fantaasiat kui kõike, siis saab 10 aastaga hakkama küll. Ja fantaasiat sinna jagub, ma ütleksin, aga tegelikult oli äärmiselt vahva lugeda neid sinu tehtud intervjuusid erinevate selliste tegelaskujudega, keda nagu kunagi polekski saanud intervjueerida, aga nüüd on nad saanud nii-öelda sinna raamatusse Türi lillelaat, Türi vaim, siis Pärnu jõgi. No seal on neid palju erinevaid, ma ütle kõiki ette, aga mulle meeldib see, Jaan, sinu see, et kuidas läheb Pärnu jõgi? Sull, mull. Et nii ta täpselt lähebki, et tegelikult on see, et küsimused ja vastused saab ju kenasti ise sinna kirja panna, aga tegelikult, kui me räägime ikkagi, et täna on linna sünnipäev, siis see raamat on võib-olla natukene pisut fantastika vallast lasta olla, et see on meie enda teha, kui palju me fantaseerime ja mis me teeme. Et tegelikult ikkagi ka kuigivõrd see jalutus kõik läbi selle nii-öelda 100 aasta, mis nüüd Türil täna täis sai. Jaa, et nendes samas nõnda kõnealustes intervjuudes või siis kohtumistes on palju sellist merevaldset fantaasiat, aga samas läbib sealt niidina ka kõiki teemasid sellised nagu päris faktide kogumid, et kõik ikkagi jooksevad läbi ka asjaolud, mis päriselt on nende objektide või siis tegelastega sündinud. Sinu kui kirjutajana, et võib-olla nendest sellest intervjuude loetust, et mis sul nagu enda jaoks nendest võib-olla kõige põnevam oli? Eks nad olid kõik põnevad, sellepärast, et kui see on selline žanr, et kui seda alustad, siis sa lähed kuskile maailma, mida on endal suur lust järjest välja mõelda, sa naerad ise mõndade asjade peale seal ja võib-olla saa Pärnu jõgi, et kuidas läheb mull, kas ka mull, kindlasti ka mull, midagi sellist, et kuidas kohe on võimalik jõega sõbraks saada või siis
kirik või mõned tegelased on ka pisut melanhoolsemad, ütleme näiteks, et kui nüüd rääkida puukapivabrikus, siis see tegelane on suhteliselt masenduses, sellepärast, et ta ei saa kuskile minna ja vaatab, mis, ühesõnaga, et erinevad sellised tegelased ja püüdsin sinna ka selliseid iseloomujooni kuidagi sättida, et ei oleks päris ühe vitsaga löödud. Samas on nende intervjuude vahele, sa oled ka pikkinud selliseid puhtalt enda eluloolisid või lapsepõlve kooli ajast muusika tegemise või muusiku ajast pärinevaid lugusid, et need minu meelest ongi selline, et vahepeal on selline natukene intervjuu vorm ja siis tulebki sellised oma nagu mälestused ja luuletused ja sellised katked, et ma räägin, et ongi selline, et sa võid ta jätta pooleli ja hiljem nagu mõnuga edasi lugeda, et selline hea lugemine inimesele, kes et nüüd on, ma pean selle kohe otsast lõpuni lugema, et ei pea. Ja vahest tahadki mõnda fakti või asja üle vaadata, siis võidki mõne loo juurde tagasi tulla, et nagu sa ütlesidki, et tegelikult ongi seal ka selliseid ajaloolisi fakte, mis on nagu tegelikult olnud. Et just pabervabriku puhul näiteks see, et mida vägagi ju keegi ei tea, et üks seltskond tühilasi kolis Kaunasesse mingi 30-ndatel sealset paberimajandust arendama ja nii edasi, et kas selleks, et neid fakte leida, kas sa pidid ka tegema mingisugust eeltööd, lisatööd või tulid need teadmised lihtsalt kuskilt? Ma eraldi sellist nagu teadvustatud lisatööd ei teinud, aga kuna Türi on õnnistatud sellise võimalusega, et meil on siin kohalikud, ütleme, harrastusajaloolased ja kes näiteks Kaarel Aluoja ja kõik see seltskond, kes järjest kirjutab ka Türi kohta selliseid ajaloolisi kogumikraamatuid, nüüd tuleb, eks ole, juba kas 10. osa Türi Kilde valla ja linna arengust, eks ole, et ja on 10 vist, jah, 10. osa vist. Peaks olema nüüd 10. osa, jah, kihelkonna ja Türi kihelkonna ajaloost, et need raamatu esitlused ongi nüüd ju sattunud ilusti ühele päevale, 4. juulil, et kõigepealt siis ma saan aru, kell 12 on Kaarel Aluoja raamatu esitlus siin samas Türi Kultuurikeskus ja siis tuled sina lavale. Ja minul on kell 2 siis. Kuigi jah, vist minu andmetel sa oled oma seda raamatut nii-öelda ka juba esitlenud vaiksel viisil ka Türil ja kogukonna ehk siis Konnamajas mõned nädalad tagasi. Jah. See asi kuidagi niimoodi juhtus jah, et tegelikult pidi seal olema lihtsalt minu autori hommik, aga kuna kirjastuse rahvas sai lõhna ninna, et mul midagi sellist toimub, siis nad said siis selle seltskonnaga, kes seda toredat kirjandusfestivali tegid kokkuleppele, et ma võin seal ka teha väikese eelesitluse ja siis samal päeval oli mul veel sünnipäev ja ühesõnaga seal siis lõpuks kujunes ikkagi pigem selleks esitluseks. Aga kuna nüüd on ka linna suur juubel hetkel käsil, et siis ei ole hullu, kui saab selle teise esitluse ka ära teha ja siis on rahu majas. Jah, eks kirjastuse ülesanne olegi see, et kirjanik kirjutab valmis, aga kirjastus peab sellega maha müüma. Jah, eks see müümine ongi kõige tähtsam. Jah, ma saan aru, et seda värsket raamatut kindlasti saab ka esitlusel osta. Ma usun, et kirjastus on kohal. Minul neid ei ole neid raamatuid, et kui kirjastus... Raamatut ikka oled näinud? Raamatut olen näinud. Jah, täitsa kena, nägi välja. Aga ma arvan, et tähendab kindlasti kirjastus on kohal ja saab osta ja meil on ka seal väike vestlus. Ma saan aru, et Liis Seljamaaga ja kohal on ka siis Epp Petrone kirjastuse juht, kui keegi ei ole näinud Petrone kirjastuse juhti, siis on võimalik teda näha. Tõesti koha peal nii-öelda näha, et ta on päriselt olemas. Jah, ta on olemas, et ei ole fiktiivne. Jah. Aga see on jah selline kena sellises väiksemas formaadis raamat, veidi üle 200 lehekülje, et sükene, et ei lähe väga paksuks kätte ära, aga 4. siis kell 2. Eelmisel aastal võib öelda, et sa tähistasid ka ise ju väikest nii-öelda juubelit
et kui nüüd vaatame, et linn saab tänavu 100, et sul oli eelmine aasta pool sajandit, et tegelikult oled sa nii-öelda 50 aastat selle linnaga nagu koos käinud ja käsikäes käinud, et kui sa räägid natukene võib-olla siia tänasesse vestlusse mõne sellise oma mingi toreda mälestuse, mida sa nagu Türi linnast tahaksid või võiksid esile tõsta, et mida sul nagu kohe on nagu varnast võtta või need on tegelikult palju, neid on tegelikult ju, ütleme, nagu me rääkisime, terve raamatu täis. No võib-olla pigem ma soovitakski lugeda siis raamatust neid kõiki killukesi, mis seal on ja eks need nõnda öelda mälestuskillud ka, see on selline asi, et sa kannad neid terve elu kaasas ja kui sa jõuad umbes 50. eluaastani, siis võib-olla seal üsnagi mõningad asjad teistmoodi, kui tegelikult olid ja sa oled nad iseenda jaoks selliseks mõelnud, aga minu sellise kirjutamisžanriga see nagu sobib, et igas päris asjas võib olla ka väike muinasjutt juures. Et siis soovitamegi raamatut lugeda, aga korraks veel põikan Jaan sinu tänaste tegemiste juurde, et loometöö jätkub, et on sul mingisugune projekt käsil või sa lihtsalt oled ja võtad rahulikult ja naudid suve ja Türi linna sünnipäeva antud hetkel? No, antud hetkel naudin Türi linna sünnipäeva, homme kavatsen minna ka pikalaua peole ja aga üleüldiselt tasapisi tegelen oma nii-öelda loominguliste projektidega, samamoodi väiksed kirjutamised, muusika, annan kontserte erinevate koosseisudega ja salvestan muusikat ja tasapisi. Mõni kontsert, kus sind võib näha lähiajal, mõtlen, suvel? Ja, näiteks järgmine kontsert on Vaiko Jäplikuga 19. juulil salmistu suvekontsertide raames siis salmistul. On selline 2 mehe duo läbi meie sellise ühise ajajoone. Esitame selliseid omipalasid koos ja eraldi ja räägime, vestame vahele jutte. Nii, aga võtamegi selle kokku, et lähme täna pikka räägi. Et Jaan räägib pikemalt siis juba 4. juulil. Kell 2 Türi Kultuurikeskuses tutvustab oma raamatut ja siis näeb raamatut ka. Ja me raamatut ei näita, raamat on selline kandiline. Kandiline ja natuke seda värvi, kuidas on sinu särk. Täpselt see, et seal oli üks tore pilt tegelikult läbi luubi Türi Murmoori mängupargist tehtud siin mingid aastad tagasi, et see natukene on see pilt seal tänaseks muutunud, aga jah, ma usun, et kõik, kes kohale tulevad, saavad osta raamatu ja saavad ka sinu käest ise midagi küsida. Just. Ma arvan. Aga aitäh sulle. Edu loomingus ja luuletöös ja naudime siis Türi linna sünnipäeva. Palju õnne, Türi linn. Palju õnne. Ikka 100-ga edasi. Aitäh ja nägemiseni. Nägemist.